Tere tulemast, kallid kaalud! Siin on teie detsembrikuu teise poole ülevaade ja ühtlasi ka 2019. aasta lõpu taroskoop. Nii, teie jaoks algab detsembrikuu teisel poolel uus hingamine, uus algus milleski, hakkavad paistma uute plaanide tulemused ja need uued plaanid ise siis teie ette ka ilmuvad. Kui te ei ole neid veel alustanud, siis nüüd detsembri lõpus on teie jaoks suur soovitus mingi otsus vastu võtta ja hakata liikuma. Praegu on just see hetk ja see õige aeg. Kui te ei suuda oma kahtlustest, kõhklustest ja võib-olla paigal tammumisest selle tõttu tõesti välja astuda, siis ma soojalt soovitan kellelegi rääkida oma plaanidest, saada võib-olla kinnitust sellele, et jah, see on hea mõte, see on õige liigutus ja ärge planeerige üle. Praegu on see koht, kus lihtsalt hakake liigutama, hakake minema, hakake astuma, tuleb leida see usaldus toimuva vastu ja nii-öelda iseenda vastu, et lõpetada see nii-öelda kahe vastuse vahel kõikumine. Tõenäoliselt tehakse teile mingisuguseid uusi pakkumisi, võimalik, et ametiredelil tõus või siis lausa uue töökoha pakkumine, mis võib tulla nii ootamatult kui ka täiesti planeeritult. Kindlasti tasub siis oma võimalusi kaaluda ja teha enda jaoks õige valik. Õige valiku te tunnete ära selle järgi, kas see teeb teile rõõmu, kas see tekitab teis nii-öelda hea tunde või tekitab see teis nii-öelda hirmu või halva tunde. Nüüd ma kuulen kaalusid ütlemas, on hea on sulle öelda, et alati nii ongi, et tekib see hirmutunne või siis hea tunne, mis võib ka asenduda hirmutundega. Seetõttu ma ütlesingi, et rääkige kellegagi, kes on juba kas siis selle tee käinud või siis oskab teile nõu anda. Kui te ei suuda tõesti otsustada, siis küsige. Kui te ei suuda samme astuda, siis toetuge kellelegi. Ärge jätke ennast just nagu üksinda ja ärge jätke neid võimalusi kasutamata selle tõttu, et te ei suuda otsustada. Te ei ole üksinda ja te ei peaks ennast nii-öelda üksinda jätma. Teie ümber on inimesi, kellele te saate toetuda, kellega te saate arutada, analüüsida ja kes saab teid just nagu välja raputada sellest ooteseisundist või siis kahtluste nii-öelda energiast. Praegu avanevad teie jaoks väga huvitavad uued võimalused, kindlasti tasub sellest kinni haarata. Kui teil on tõesti valida rohkem kui ühe vahel, siis ärge võtke sellist, mis tundub väljaspoolt vaatajale huvitavam, tasuvam ja võib-olla kasulikum, vaid mis tundub teile endale meeldivam
ja ärge mõelge niivõrd kasumlikkuse või selle mulje või prestiiži peale seda otsust tehes, vaid pigem ikkagi selle peale, mida teie tahate, kuhu teie tahate jõuda ja ülejäänu jätke lihtsalt nii-öelda saatuse hooleks. Need asjad lahenevad, praegu on siiski aeg edasi liikuda, võtta need otsused vastu ja teha siis kas see restart või siis uus algus oma nii-öelda liikumises. Otsused tuleb praegu vastu võtta ja siis tekivad ka võimalused. Aitäh ja olge hoitud!